Matsalu on rahvusvahelise tähtsusega märgala ja Matsalu jaoks on väga oluline, et oleks piisavalt vett ja oleks piisavalt märgi rohumaid. Ja selle nimel oleme siin nüüd aastaid töötanud. Praegu me oleme jõudnud väikese Penijõe kaldani ja me näeme, et siin ei ole väga palju vett hetkel, sest kevadine üleujutus on läbi, vesi hakkab langema. Paremat kätt näeme suurt rohumaad, mis veel alles 5 aastat tagasi oli täiesti kinni kasvanud põõsastik. Aga kui inimene näeb vaeva, võtab põõsaid maha ja toob siia veised, siis me saame hoida neid rohumaid, mida on hoitud siin juba aastasadu. Siin paremal pool olev niiduala on kohalike inimeste jutu järgi Lõppe karjamaa. Lõppe, see tähendaski seda, et see oligi kõige maa lõppes siin ja sealt algas meri. No kui me nüüd matkame seda matkarada mööda edasi kuni Tornini, siis me sealt ka veel merd väga hästi ei näe. Nii et ütleme siis nii, et paari põlvkonna jooksul on loodus teinud siin väga suuri muutusi. Ja kui inimene teeb omakorda muutusi ja lahkub sellest loodusest, siis siin toimuvad väga kiired muutused looduses ja kaovad ära need linnud, keda tegelikult Matsalus peetakse vapilindudeks, olulisteks lindudeks. Näiteks, keda meil on väheks jäänud, on tutkad. See emane on väga kaval sellepärast, et tema peab teadma, kuhu õigesse kohta saaks pesa teha. Et see pesa ei satuks üleujutuse alla, et teda ära ei tallataks, et sealt üle ei sõidetaks ja tutka emadele meeldivad väga sellised keskmise kõrgusega rohumaad. Nii et vaat selliseid tutkaid me väga tahaksime tagasi siia ja sellel aastal võib öelda, et tutkaränne on tõusuteel, et me oleme näinud siin juba jälle neid toredaid maanduvaid tutkamänge ja oleme tähele pannud ka, et tutka emad otsivad siin pesakohti, nii et ma loodan, et igal aastal ikka rohkem ja rohkem tuleb neid tagasi. Aga praegu, kui külastaja tuleb siia, siis rannaaladel ta näeb kindlasti väga palju hanesid ja laglesid. Ja 10 aastat tagasi lagled olid suur vaatamisväärsus. Aga praeguseks on laglede arvukus nii suureks tõusnud, et me võime neid juba üle Eestimaa näha. Kogu Eestimaa on nagu nende rändekoridor. Aga kui me siia tulime, siis me kuulsime ka hüüpi. Kahjuks või õnneks on hüüp selline lind, kes teeb küll kõva häält, aga ennast ta ei näita. Ja kui on ohuolukord, siis selle asemel, et üles tõusta ära lennata, ta hoopiski ajab oma noka püsti ja mängib, et on roo kõrs ja teda üldse ei näe. Ja kuigi meil on siin torn, vaatlustorn ja me hea meelega vaatleksime seda hüüpi, peame jääma siiski ainult kuulmise juurde ja leppima sellega, et me teame, et see hüüp siin on ja et ta seal kusagil ennast varjab. Ja praegu me väga tähelepanelikult jälgime, kuidas siis uue kiskja kohale saabumine mõjutab meie linnustikku, sest et meie põhieesmärk on ju kaitsta linnustikku. Ja kui me teame, et meil on siin häda olnud mingiga, häda olnud kährikuga, mis on inimese poolt sisse toodud, siis nüüd on tulnud uus liik, kes on ise kohale jõudnud. Ja väga põnev on siis vaadata, kuidas loodus hakkab temaga kohanema. Aeg-ajalt ikka küsitakse, et šaakal nii kaugel põhjas, et kuidas ta hakkama saab, et kuidas ta lumega hakkama saab, mida ta sööb, kui on paks lumi, siis nende šaakalite puhul, mis on õnnestunud kätte saada, selgub, et ta sööb mets ja nahka. Ehk siis me oleme ise talle talvel katnud toidulaua. Ma olen siin Matsalus juba ligi 20 aastat olnud ja selle lühikese hüüp kuulete. Selle lühikese aja jooksul ma näen, et meri taganeb, vett jääb väheks, võsa tuleb peale ja sellega ma siin tegelengi põhiliselt, et kuidagi hoida neid lagedaid lapikesi, seda traditsioonilist maastikku, mis siin on olnud. Ja muidugi on väga tore näha, et paljud inimesed siiski on leidnud ka koha siia, et meil siin Matsalus ei jookse kõik ära. Inimesed tulevad siia tagasi ja väga kiiresti mõistavad, mis on nende roll siin. See rõõmustab väga südant.